kui raske oli näiteks sinu vanaemal või emal-isal alustada ettevõtlusega. Mida see tähendas? Paned internetti, et sa paned maandumislehe üles ja sul on nüüd alustatud. Ma saan midagi müüa inimestele, saadan nendele Messengeris või emailiga või siin Zoomis. Kui lihtne see on tegelikult täna. Turunduse tegemine, sul pidi olema 1000 eurosid saad kuskil kohaliku raadiojaama, ajalehte, televiisorisse. Täna igaüks saab filmida teha. Tähelepanu on raskem saada. Aga et mis asi see nagu raske on? Küsimus on selles, mis sinu jaoks raske on. Kas pidevalt struggleda, et kliente saada? Kogu aeg raha pärast muretseda? Ega järgmine aasta midagi paremaks ei lähe selles suhtes. Nagu, kui täna on juba raske, miks siis peaks paremaks minema? Kui ma ise ennast ei arenda, kui ma ise paremaks ei saa. Ei lähe. Aus vastus on, ei lähe. Keegi teine ei tulegi päästma. Keegi teine ei tule asju ära tegema sinu eest. Kedagi teist ei huvita su turundus. Sinu ettevõte ei pea huvitama, sest siin on sinu ettevõte. Sind ennast peab huvitama. Et mis see raske on sinu jaoks? Et kas raske on asja selgeks teha, neid asju teha need postitusi iga nädal paar tükki, õppida nende e-maili kirjutama, teha see maandumisleht ära ja täiendada seda, kas kui on vaja iga kuu lisada sinna mingi blok siis juurde. Kas see on siis tutvustav video, kas see on tagasiside.